Nii, kena pärastlõunat ja mul on tõesti väga suur rõõm siin täna teie ees seista ja Botaanikaiale nii tähtsal juubeli aastal üritusel sõna saada. Ja väga kena, et hommikupoolik oli meil selline mõnus ülevaatlik sissejuhatav ja ma saan kohe minna edasi oma teemaga, milleks on siis ohustatud taimeliigid linnades, nii et ma püüan siis kitsendada teemat ja rääkida rohkem siis liigikaitselisest aspektist. Et me oleme elurikkusega kriisis on siis laialt tuntud fakt ja ka see, et me viimastel aastakümnetel globaalsel tasandil oleme seda jõuliselt teadvustanud ja proovinud ka mitmesuguseid eesmärke tegevusi seada, eelkõige siis bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni raames, kus on olnud siis eesmärgiks vähendada elurikkuse kadu või lõpetada elurikkuse kadu 2010-2020 ja ega me sellega hästi hakkama ei ole saanud. Seal parempoolsel ülemisel joonisel on siis näha, mismoodi on siis maismaaloomade liigirikkuse muut olnud siis nii-öelda kirjasõna või dateeringute algusest 16. sajandil kuni siis tänapäevani välja ja see langus, eks ole, siin tööstusrevolutsiooni aegadest alates on ikka väga-väga järsk. Ja ega siin taimeliikidega ei ole asi kuidagi parem, et globaalselt on siis 39% taimeliikidest ohustatud. Ja kui me vaatame nüüd Eestisse, siis meil on siin 70-ndatest aastatest alates siis iga kümnendi järgi umbes tehtud punase raamatu liikide ohustatuse hindamist ja viimane siis paar aastat tagasi. Ja selles on siis näha, et kriitilises seisundis väljasuremisohus ja ohualtite liikide hulk on meil 204 ja kui sinna juurde arvata veel ohulähedased ja puuduliku andmestikuga liigid ehk siis, mis eeldatavasti on ohustatud, aga me ei oska neid kategoriseerida eelpool mainitud kategooriatesse, siis kokku teeb see ka 38%. Nii et ei ole siin meil hästi kaitstud Eesti looduses nende asjadega ka sugugi nii hästi. Lisaks siis korraks siia veel nendele meeldetuletuseks, kes võib-olla asjadega nii väga hästi kursis ei ole, et meil on siis riikliku looduskaitse all olevad liigid ja punase raamatu hindamise tulemused. Punasel raamatul või punasel nimestikul seaduse jõudu ei ole ja see on rohkem siis selline ohustatuse taseme andmebaas. Loomulikult enamik ohustatud liikidest on kaitse all, aga lisaks on ka kaitse all ka neid, mis ei ole ohustatud. Näiteks kui me võtame orhideed, siis kõik orhideed ei ole ohustatud. Ja kui me nüüd tuleme siis linna, siis siin mõned head aastad tagasi siis üks mu tudeng tegi siis kokkuvõtte sellest, kui palju siis Tartus ja Tallinnas on siis kaitsealuseid taimeliiki ja neid ikka on. Ja tegelikult siis Euroopas see on selline pigem erandlik nähtus, sest siin ka hommikul mainiti, et Euroopa linnad on pika ajalooga ja väga tihedalt täispakitud inimmõjust, siis Tallinn ja Tartu veel võib-olla sellist mõõdet ei ole võtnud ja seetõttu on siis meil ka selliseid liike ja paiku siin veel järel.
Kõige rohkem elab siis Tallinnas nõmmnelki, aaskarukella, laialeist neiuvaipa ja roosat merikanni. Nii et neid liike on ja eks need olegi siis need eelpool juba hommikul räägitud jäänuk elupaigad, kus neid siis kõige enam leida võib, kuivades männikutes, rannavallidel ja looaladel ja nad on siis lihtsalt killukesed kunagistest suurematest elupaikadest. Aga on ka muidugi neid liike, siis, kes on linnaeluga rohkem harjunud ja suudavad siis asustada ka vägagi antropogeenseid elupaiku, nagu näiteks siis ka eelpool näidatud laialehine neiuvaip või siis Balti sõrmkäpp, mis siis tõesti võivad ka väga degradeerunud paikades äkki kohale ilmuda. Ja palju on meil siis teadagi taimeliikide hulgas võõrliike, millest ka päris suur osa on meil invasiivseteks muutunud ja eelkõige siis selle tõttu, et neid on siia sisse toodud aegade jooksul pidevalt ja suurtes hulkades. Ja just see ajaline mõõde, et see ei ole mitte ühekordne sissetoomine, vaid järjepannu on seda tehtud. Ja sellest siis tuligi see mõte, et kui me nüüd ka ohustatud taimeliike hakkaksime samasuguse intensiivsusega juurde tootma ja laiali levitama, mis nii-öelda traditsioonilise looduskaitse meetmetes on olnud siiani pigem nagu taunitav või mitte, ütleme nii heaks kiidetud, siis selles elurikkuse kriisis, kuhu me oleme praegu jõudnud, on minu meelest see küll ainuvõimalik lahendus. Ja muidugi, kuna siin mullaelustik ja mullatingimused on väga olulised, siis ei ole ka neid mõtet päris üksikult siia-sinna torkida, võib-olla vähemalt osade liikide puhul kindlasti siis selliste poollooduslik kooslustega lapikeste tekitamine oleks see, kuhu võiks siis neid sinna juurde või sisse istutada, sest sellised ohustatud reeglina siis üsna kitsad spetsialistid ilmselgelt sellesse ka taastatud kooslusesse eriti ei jõua, aga kõik teised liigiks oleksid neile siis seal toeks. 2003 oli tegelikult siin samas ruumis arutelu või võib-olla veidi enne 2003 on see raport siis ex situ kaitseperspektiividest Eestis, kus sai tõdetud, et on taimeliikide kaitse see väga oluline ja perspektiivikas meede. Eks me tasapisi oleme selle poole ju ka siin nihkunud, aga see progress võiks tunduvalt suurem olla. Ja need jäänuk elupaigad, mis linnades meil, eriti siin siis Tallinnas on väga mitmekesised looaladel, männikus, märgaladel, et neid iga hinna eest püüda säilitada ja mitte ühesõnaga tekitada sinna siis mingisuguseid kunstlikke kooslusi, nagu siin siis männiku näha on, kus on siis alla istutatud midagi võõra pärast. Ja kui on seal mingid häiringud koos või mis on siis teede rajamise või muude ehituste tõttu tekkinud, siis neid saaks ju ka siis nende liikidega, looduslike liikidega täiendada ja restaureerida. Ja selliseid tegevusi siis, nagu ma ütlesin, et meie botaanikaaedades on neid ohustatud liike kasvamas päris palju ja nende kasvatamisega ka siin tegeletakse.
ja kindlasti on selles väga suur potentsiaal ja võib-olla siis ka selle geneetilise mitmekesisuse poole veel juurde toomine annaks siin väga olulist uut infot ja panust. Kui me nüüd vaatame Euroopa poole jälle tagasi korraks, siis kus on need täispakitud linnad betoonist ja klaasist, siis seal on leitud siis see lahend, et kui maa peal ruumi ei ole, siis õhus seda on, ehk siis katustel. Ehk siis katuste aiad Šveitsist siis ja siin vasakpoolne pilt on siis orchid roofs või orhideede katused, siis, kus siis ex situ paljundatud käpalised on nendele katustele siis kasvama viidud ja see on siis selline katuse haaval sellise laigulise populatsiooni tekitanud ja kus nad on siis juba ise paljunemas ja väga, väga rõõmsalt ja tihedalt kasvavas, nagu sellel pildil siis näha. Nii et ka selliste keerulisema bioloogiaga liikide kasvatamine linnatingimustes on absoluutselt võimalik. Ja nüüd siis võib-olla vaatakski mõningaid liike, mis ma siis oma nii-öelda meelevaldselt olen siis siia välja toonud. Kõigepealt siis kriitilises seisundis taimeliikide, et need siis, millel on tõesti ainult üks või mõni üksik leiukoht siis meil Eestis. Ja nagu te näete, need arvud ikkagi on väga suured, kus on see haruldus ja ohustatus hästi suur. Et mägikadakaeraga siin Lasnamäe Nõlval siis Tallinna Botaanikaaed on väga, väga jõudsalt tegelemas. Sellega on tegeletud ka enne, aga inimsurve seal on siis mõistagi ka väga suur. Mägilippernes on siis kuivade kasvukohtade taim Põhja-Kõrvemaal, ka siis ainult ja üksnes seal. Kollane käoking siis Viljandimaal, üks ainus populatsioon ja liivhundihammas Pärnu ja Viljandimaa piiril kuival kasvukohal ja laanekannikene siis Kirde või Põhja-Eestis. Nii et sellised kenad dekoratiivsed taimed, mõned küll üsna tillukesed, aga eks massina kindlasti ka rohkem silmarõõmu pakkuvad. Ja miks mitte siis äärmiselt dekoratiivsed sõnajalad, kelle hulgas on siis ohustatud liike nii väiksemate liikide hulgas nagu põhjaraunjalg seal paremal üleval ja sudeedi põisjalg või siin vasakul siis astelsõnajalad ja roodjalg, mis on siis tõesti suured, ilusad ja dekoratiivsed ja võib-olla ka mitte nii väga pirtsakad siis nende kasvukoha tingimuste osas, aga ometi leiduvad ainult üksikud kohad üle Eesti. Väljasuremise liike on meil siis 67 ja siin on siis jällegi püstkivirik seal keskel, millega Tallinna Botaanikaaed on tegelenud ja loodame, et siis sellest sünnib selle liigile palju tuge. Aga kindlasti võiks meil olla kuivades kasvukohtades kipslilli haljasaladel, mõlemad on siis üsna väheste leiukohtadega. Kännas kipslill tegelikult küll on ka Nõmme või Lõuna-Tallinnas nii-öelda olemas, aga ka need populatsioonid on seal kõik väga palju vähenenud teadagi inimsurve mõjul. Lootangervars on siis looalade liik Saaremaalt ja väga arvukalt siis Puhtu poolsaarel ja miks mitte siis ka Tallinna haljasaladel võiks ta ju täiesti kenasti ennast tunda. Randogaputk, liivaste
randade liik, rohkem küll Lääne-Eesti pool, aga ka siin ju on Tallinna külje all seda liivaranda talle või Tallinnas seeski. Ogaputke teisi liike kasvatatakse meil aedades, kiviktaimlates küll, aga võiks ikkagi rohkem siis sellele looduslikule liigile keskenduda. Ja kui orhideedest selles rubriigis rääkida, siis tõmmukäpp on selline liik, mida siis on Põhja- ja Lääne-Eestis olnud väga, väga ulatuslikult ja mille levila on siis väga, väga, väga palju vähenenud. Ja siin oleks kindlasti ka temale väga, väga sobilikku leiukohta. Ja nüüd ohualtid liike on meil siis 102. Ja siin on siis võib-olla kõigepealt räägikski sellest roosast merikannist, kelle nimi sealt alt keskelt on kadunud, aga me korra seda vaatasime liigina, mida siis on Tallinnas registreeritud suhtelisest paljustest kohtadest. Aga kui me vaatame siin siis seda leviku kaarti, kus siis täisrohelised ruudud on need, mis on siis sellel sajandil või aastast 2006 veel dateeritud ja olemas olnud ja kõik muud tähised tähendavad seda, et tõenäoliselt seda enam seal ei leidu. Nii et ehkki ta on natukene laiemalt kui Tallinna ümbruses ka olemas olnud, kõik need kohad on ilmselt kaduma saanud. Nii et ta ongi ainult siin Tallinnas ja kui me siin Tallinnas teda ei hoia, siis on selle liigiga meil väga, väga halvasti. Ja siin samas ümbruses veel mõnikümmend aastat tagasi oli siis teletorni ümbruses teda üsna laialdaselt, aga kui te vaatate, et seal laiuvad nüüd kultuurmuruga ja elupuuhekiga elamud, siis vaesel merikannil seal muidugi enam kuskil olla ei ole. Siis ka pruun ristik on selline, mis oli veel aastakümneid tagasi jumala tavaline niiduliik. Aga tema arvukus on väga palju kokku kuivanud. Ja kuivade kasvukohtadel küll rohkem Kagu-Eestis harilik käokuld, aga miks mitte ei võiks ta ka siinpool siis hakkama saada. Ja pisut niiskemate kohtade harilik kobarpea, jällegi kobarpea liike kasvatatakse meil kultuuris, aga mitte just tingimata meie siis ohustatud ja ka eurodirektiiriga kaitstud harilikku kobarpead. Aasnelgi üks oluline leviala on jällegi siin Tallinna ümbruses. Botaanikaaed on siis ümber istutanud siin teetrasside eest neid taimi ja ka Tartus on siis eraldi osa levila, ka seal on ta siis teedele ette jäänud ja neid ümberistutusi tehtud. Nii et ta ilmselt kannatab sellist väntsutamist küll ja seda ongi vast mõistlik teda ka rohkem ja laiemalt kasvatada. Ja seal üleval siis jällegi, ega ma siis orhideedest ei saa üle ega ümber ja siis näiteks võiks võtta punase tolmpea, äärmiselt dekoratiivne liik lubjarikastel muldadel siin Põhja- ja Lääne-Eestis ja kelle levila on siis ka väga kokku poole tõmbunud. No aga ega ohulähedastest liikidest oleks ka kindlasti neid, millel rohkem või vähem tuge vaja on. Neid meil on siis koguni 173 ja mõned näited siitki ja võib-olla see, et pääsusilm on meil juba jõudnud ohulähedaste liikide hulka, on ka märk sellest, et see väga tavaline niidutaim on siis sellesse faasi jõudnud. Ja muidugi veel väga palju kauneid lille, mis võiksid meie haljasalasid ja parke siis rõõmustada. Aaskaru, kellele siis lisaks palukaru kella ja
käpalistest kuldkinga ja jumalakäppa ja kindlasti on ka Võsu liivsibul selline ju, mida väga palju aedades mitmesuguseid liike kasvatatakse, et võiks ka seda palju enam siis kasutusel olla. Kiikan aega, mis saab kohe otsa. Ja ega muud tahakski lisada kui seda, et eks meie haljasaladel võiks ka üldse looduslikke liike palju rohkem olla, mis meie silma rõõmustaksid, ei peagi ju ainult ja üksnes ohustatud olema. Sinililled ja ülased ja kullerkupud võiksid ju kevadeti meie meeli rõõmustada seal. Ja hiljem siis mitmesugused teised ja värvikirkamad kellukad, kurerehad, hallkäpp ja ööviiulid. Nii et ma loodan, et me kõik saame siin anda oma panuse, et meie looduslik liigirikkus siis ka linnades sellise levimisplats-tarbina saaks toimima. Aitäh! Aitäh Lillelise ja huvitava ettekande eest. Veebiküsimusi meil ei ole. Kas on saalis kellelgi midagi küsida? Ja seal, palun. Ingrid Semba-Hõbemägi, ajakiri Aed. Teie ettekandest tuli välja teatav selline vastuolu kaasaegse rajatava haljastuse ja siis kaduva loodusliku haljastuse vahel, et näiteks maastikuarhitektina ikkagi mõtled seda, et avalik haljastus peab olema atraktiivne, ta peab püsima aastaid ja nii edasi, aga näiteks kui me võtame ma ei tea, läikiva kurereha, see on 1 või 2 aastane, ta on suhteliselt ilmetu või siis on Võsu liivsibul, eks ole, mis pärast õitsemist hukkub, olles küll moodustanud väga dekoratiivse kodariku, et seda ikka nagu ütleme linnahaljastuses nii-öelda maha ei müü. Teisest küljest ma saan aru sellest vajadusest, et tuleb hoida seda omamaist, et kuidas te soovitate seda vastuolu või seda lõhet vähendada, siin ka tõite ühe näite männiku alla istutatud mägimändidest, et võib-olla ka kommenteerite seda pilti, et mis seal siis valesti oli, sest et mändide all sisuliselt on õigesti, kuigi siin võib diskuteerida see üle, kas mägimänd saab piisavalt valgust või mitte, aga siiski. Ma ei arva, et selles väga otsest vastuolu on selles mõttes, et ega ma ei arvagi, et nüüd see kunstlik haljastus või kultuurhaljastus või kuidas seda nüüd nimetada, peaks kuidagi ära kaduma. Et need mõlemad saavad paralleelselt tegelikult ju koos eksisteerida. Lihtsalt nendes kohtades, kus see looduslik kooslus on olemas, selle järgi võib-olla ei ole mingit vajadust seda muuta ja kaunistada, eks ole. See on natuke nüüd see, et ilu on vaataja silmades, eks ole. Ja siin hommikustest juttudest ka see, et inimeste arvamused ja suhtumised ka ju ajas muutuvad. Et see on selline avalikkusega väga tugev töö, mida Aveliina siin on palju teinud ja ma usun, et see tasapisi ikkagi kogub jõudu. Aga lihtsalt see, et midagi võib olla kunstlikumat ja dekoratiivsemat ja kuskil põõsal võivad olla need looduslikud liigid, lihtsalt see, et selle peale mõeldakse ja neid ka kasutatakse ja pannakse. Kindlasti ei pea see niimoodi olema, et ainult nüüd need, eks ole. Et seda ja teist. Ja miks mitte, siis võib-olla Tallinna linna haljasalade mõistes võiks ju proovida mõnda sellist, siin rajatakse aeg-ajalt uusi parke ja Lasnamäel on neid plaanis teha, et kas üks nurk või ka terve park, et annagi botaanikaaia kätte, et tehke nüüd sellest üks selline looduslik või looduslike liikidega haljasala. Miks mitte? Ühesõnaga, neid võimalusi on seal ikkagi rohkem, kui me ilmselt
esialgu näeme. Nii, kas on veel küsimusi? Seal, palun. Et kui ma nüüd tahaksin neid kaitsealuseid liike oma aeda tuua, et kuidas seda teha niimoodi, et ma seadusega vastuollu ei satu? No vot see oligi see asi, mis toona sellel 2003. aastal jutuks oli, et peaks tegema siis sellise sertifitseerimise süsteemi ja see, et siis botaanikaaedadest tuleks know-how ja mingid aiandid kasvataksid või midagi sellist, eks ole. On meil siis Aveliina firma, kes neid seemneid mitte küll tingimata ohustatud liikide, aga looduslike liikide seemneid paljundavad ja levitavad. Aveliina võib siis mind täpsustada, aga tegelikult selline süsteem lihtsalt laias või suures ulatuses ju praegu puudub. See ongi see probleem ja see on, millest me räägime. Et mõne seemne sõnaga võtmine ja panemine ei ole tegelikult ka seaduse silmis vastuolus, aga see, et sa sellest seemnest ka taime saad kasvatatud, see on nagu teine asi, kui sa räägid koduaia mõistes, eks ole ainult. Ja ma tahtsin veel juurde lisada, et paar aastat tagasi Mirjam Võsaste, kes on siin ka, kirjutas lõputöö sellest, et kuidas loodusest, millistel tingimustel siis me võiksime neid looduslikke liike kasvatada, kuidas igaüks saab seda teha ja siis ka eraldi pühendaski ohustatud liikidele väikesed mõtted ja peatükid selle võrra, et just nagu Tiiu ütleski, et väga hea oleks selline süsteem, kus botaanikaaaiad muutuvad selliseks nagu näiteks nende ohustatud liikide laiali jaotajaks ja huvilised nagu Piret siin, kes tahab oma koduaias kasvatada, et tema teab, et see on tulnud turvalisest kohast, on geneetiliselt mitmekesine, ta saab rajada endale oma populatsiooni, mida siis poputada ja hoida, et see süsteem oleks kindlasti hea, aga jah, et Mirjami lõputööd soovitan ka lugeda kõigile. Nii, aitäh huvitava mõttevahetuse eest. Me oleme ajahädas küsimused. Anna Eikile. Jah. Järgmine ettekanne on...